Ja vaata, see ongi see taju küsimus. Vahel ei tea, mida vastata, kuidas läheb. Ja see on minu meelest tavaliselt siis, kui on mingi mure või mingi asi koormab teadvust. Sest see on nii huvitav, seda ka ajuuuringud on näidanud, et kui inimene on väsinud või ülekoormatud või negatiivne selle tõttu või erinevate sündmuste tõttu, siis selle nii-öelda pessimismi perioodil, see võib olla ajutine, tunnid, päevad, ei tule meelde, mis elus on parasjagu hästi. Kuigi need asjad on kogu aeg seal olemas. Ja isegi, kes iganes teist on harjutanud mingid tänulikkuse praktikaid, ei tule. Lihtsalt suudad kuivalt nagu jõuga sealt midagi välja pigistada, aga see sidrun oleks nagu tühi. Ja samas on mingid perioodid, kus kas sa oled just värsket armunud või sa oled hästi puhanud või mis iganes põhjusel magasid see öö hästi. Ja siis see sõber sind näeb ja küsib, kuidas sul läheb. Ja siis ei ole see hästi, vaid siis tuleb mingi selge vastus sellest, mis on hästi. Tuleb tegevuse kirjeldus, praegu, ma ei tea, ma just käisin seal reisil. Sest ma mõtlen ise nagu täna kogedes seda oma väsimust, ma käisin just ennem juuksuris ja siis nagu juuksur teadis, ma olin Ameerikas üksel sündmusel nagu Burning Man. Ja siis ta küsis, ta ju tahtis teada, kui me saame väga hästi Sandraga läbi, kuidas oli. Ja nii huvitav oli, et läks siuke, kuidas siis seal Burning Manil oli. Kuigi seal ma tean, et seal oli hullult äge, aga sellest tänasest pisut väsinud aknast vaadates ja sealt, kus juures veel väsinud aknast vaadates tulevad meelde asjad, mis ei olnud toredad. Et see taju on nii moonduv, et kui oled väsinud, siis suhtes, näiteks kui ei ole erakordselt hästi, tulevad, mis mul suhtes halvasti on, mis töös on liiga palju. Et seega see tasakaalu nagu aluseks on ikka, kõik hakkab sellest puhkuse tasandist pihta. Kas ma olen selle teadlikult üldse endale sisse disaininud?